Nii, tere kõigile! Alustame Alutaguse vallavolikogu veebruarikuu istungiga. Palun kõigile registreeruda. Aivar on täna kaugelt, ma mõtlen Surva. Ja Andrus pole öelnud, tuleb ei tule. Andres. Ja. Andres ja Andrus. Laua peal Seal näitab keegi. Kontrolli sinu nägemist. Vallakülalased mulle jääb meelde. Ega teil seda protesti. Aga me võime ikkagi edasi minna. Nii. No esialgu teeme. Nii, kuni registreerume, et oli üks sünnipäeva laps. Nii, sees? Ma panin ikka käe õpetada. Selge. Okei, nüüd on kõik registreerunud. Kas kellelgi ettepanekuid, avaldusi on? Kui ei ole, siis lähen päevakorra juurde ja palun ekraanil olev päevakord kinnitada. Kõik poolt, päevakord kinnitatud. Lähme esimese päevakorrapunkti juurde. Selleks on meie lasteaed. Ja palun Liina. Tere, mina olen Liina Pärnpuu. Igaks juhuks tutvustan, kes veel ei tea, Alutaguse lasteaia direktor. See on siis meie arengukava 4 aastaks. Et me oleme vastu ühinenud lasteaed, nüüd juba natuke aega ikkagi toimetanud. Septembrist alates on meil siis tegevus 3 majas. Kurekell on siis Iisakus, Tõruka Mäetagusel ja Tudulindude üks rühm on Tudulinnas. Meie visioon on siis olla loov, toetav, et lastel oleks seal hea kasvada, areneda ja arvestada nende tugevuste huvidega, pakkuda võimalusi iseseisvuse kujunemiseks, mis on meie jaoks kõige olulisem. Missiooniks on siis luua turvaline õppimist, avastamist soodustav keskkond, kus toetatakse laste individuaalset, sotsiaalset arengut, ennekõike läbi projektõppe, mis on siis mänguline, lastest lähtuv ja tervist edendav. Et võib-olla paari sõnaga projektõppest, et projektõppe mõte on see, et ideed ja selline sisend tuleb seal siis lastelt ja õpetajad siis püüavad kogu selle asja panna õppekava vormi ja õpetada lastele neid asju, mis on vaja selgeks õppida läbi selle, mis neid ennast huvitab. Väärtustega tegime me tööd, kuna meil nüüd on 3 maja, 2 maja olid juba varem liidetud, siis 3. oli nüüd Mäetaguse, kes meiega liitus, siis väärtuste paikapanemiseks oli meil isegi tellitud koolitus, kus me kõik majad koos panime paika, et mis on meie jaoks siis kõige olulisem. Ja 4 peamist, mis siis jäid sõelale, olid siis koostöö, empaatia, uudishimu ja loovus. Ma ei hakka neid lahti seletama ega lugema, ma arvan, et see on ennekõike meie jaoks oluline, et kuidas me enda väärtuseid kanname. Ja oluline on see, et kogu personal on nagu selles protsessis osalenud, et olla osa sellest. Peamised arengusuunad said siis seekord meil seatud järgmised, et eestvedamise juhtimise alla sai siis toetav demokraatliku juhtimiskultuuri edendamine. Ma arvan, et see meil on eelnevalt ka olnud, aga et siis kindlasti me sellega läheme edasi. Olulisel kohal ongi see kõigile mõistetavad põhiväärtused, kuna meil on uued majad, või ütleme nii, et mitte uued, aga ühinenud majad, et siis me ikkagi kõik neid samu väärtuseid kannaksime, et me ikkagi vaikselt
üritame ühte sammu hakata astuma. Ühine dokumentatsioon, mis kindlasti läheb meil veel aega, et me jõuame selleni, et meil kõik asjad on ikkagi ühtsed, et hetkel on veel ikkagi mingid asjad nii, et on vaja teha. Personali juhtimise all on siis olulisel kohal meile kompetentne, kvalifitseeritud, motiveeritud personal ja väga tähtsaks peame ka personali vaimset ja füüsilist heaolu, millele me oma arengukavas paneme ka väga suurt rõhku. Samas ka koostöö huvigruppidega, et ma arvan, et projektõppe toimimiseks on see hästi oluline, et meil peabki olema koostöö erinevate osapooltega ja ennekõike on siin võib-olla mõeldudki nagu lapsevanemaid, aga samas ka kõiki lähedal asuvaid asutusi, nagu on raamatukogud, rahvamajad, looduskeskused ja nii edasi, et kõikide selliste meil endal lähedal olevate asutustega see koostöö toimiks hästi ja me toetaksime üksteist. Õppe-kasvatusprotsessis on siis meie jaoks oluline see, et meie lasteaiast väljuksid siis ettevõtlikud ja endaga toime tulevad lapsed, et meie eesmärk on ikkagi ise mõtlevaid inimesi kasvatada ja siis loomulikult ka see, et oleks tervis hea ja kogu see keskkond seal lasteaias oleks mänguline ja lastele tore. Ressursside juhtimise alla sai siis ennekõike pandud see, et me kasutame oma ressursse plaanipäraselt ja ma arvan, et hästi olulisel kohal on just nimelt see säästmine, taaskasutamine ja sinna alla kindlasti läheb ka selline turvaline keskkond ja keskkonna hoidmine. Et see kõik siis on nagu meie peamised arengusuunad. Jah, lähen tagasi kohe. Et selline lühikokkuvõtte, et kas teil on küsimusi? Palun küsimused Liinale. Kas on kuskil, see on arengukavas kooliküpsus ka märksõnana kuskil olemas? Kooliküpsus ongi ettevõtlik endaga toime tulev laps. Aha. Tegelikult kõik see kooliküpsus tuleb ikkagi õppekavast ennekõike, et meil on kohe varsti võetakse vastu uus alushariduse seadus, see on siis septembris tõenäoliselt võetakse vastu, üleval ta juba on ja ma arvan, et sellega koos tuleb tõenäoliselt ka uus õppekava, aga kooliküpsus käib ikkagi ennekõike, ütleme, õppekava alla, et õppekava määratleb kõik erinevad valdkonnad, oskused, vanused, mis vanuseks laps mingid oskused omandama peab ja sellest me lähtume, see on meie alusdokument. On veel küsimusi? Kui ei ole, paneme arengukava hääletusele. Enamus poolt vastu võetud. Aitäh, Liina. Aitäh. Järgmine päevakorrapunkt. Alutaguse vallavolikogu 24. aasta otsuse 159 Iisaku gümnaasiumi ümberkorraldamine. Kairi. Lugupeetud volikogu, et teie siis määruse eelnõu, kus soovime muuta ainult kuupäeva, et üks kuu varasemale määrusele, et tulenevalt sellest, et meil on nüüd kogemus, et tegelikult dokumentatsiooni ja asja ajamisele me ei jõua, kui meil on 1. september kõiki asju tegelikult koos riigiga ja esitada dokumente ja asju selleks 1. septembriks sellises tempos korda ajada, et sellepärast me palume muuta 1. augustiks kuupäeva lihtsalt nihutada ettepoole. Muud põhjust ei olegi.
et kõik toimiks. Me lasteajaga siin tegelesime just ja just ajasime neid asju ministeeriumi sellega ja mõned asjad venivad, et sellepärast me tahaksime varaseks saada. Küsimused Kairile? Kui ei ole, paneme eelnõu hääletusele. Enamus poolt, vastu võetud. Ja järgmine päevakorrapunkt on ka Kairi oma. See on Alutaguse vallavolikogu 2020. aasta määruse 144 sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord. Ja seda me nüüd muudame. Palun. Muutmise põhjuseks on see, et saime riigilt rahastuse, et on nüüd üks uus toetusteenus, et vaimse tervise teenus ja sinna tuli riiklik rahastus ja selleks, et me saaksime seda kasutada, selleks me peame oma määruses ka reguleerima selle kasutust. Ja siin ongi siis natukene korrigeerimine, kuna meil põhimõtted teenuse ja toetuste andmiseks on ju paigas, et lihtsalt tõime selle teenuse liigi sisse ja natukene korrigeerisime võimalikke sõnastusi. Rahana on see summa 7511 €, aga ilma selleta me seda kasutada ei tohi ja selles mõttes meile ka edaspidi on järgmisest aastast aruande kohustus selle konkreetse rahalise summa kasutuse osas. Nii et sellepärast me selles mõttes muudatused ja parandused sisse oleme viinud. Küsimused selle päevakorrapunkti kohta. Palun. Kas seos selle raha saamisega oli ikka mingid täiendavad kohustused, valdab mingi omalt poolt juurde mõned rahaliselt või? Otseselt ei pea, aga ega me tegelikult oleme ju vaimset tervist toetanud ka praegu, et meil on ju praegu tegelikult näiteks eelmisest aastast juba käib meil pereterapeut, kellele me tegelikult peredele ostame juba vallakuludega erinevaid teenuseid ja toetame ka nii laste kui täiskasvanute vahel ka muid teenuseid, mis on tulenevad tervisest või siis ka mingisugust hetkeolukorrast vajalikud, et me otseselt juurde ei pea panema, aga me saame lihtsalt seda natukene selles kogu selles potis siis ka kasutada, mis meil rahaliselt on, et ega ta väga ütleme, et tegelikult need terviseteenused ja kõik need teenused on ju hästi kallid, et ma võingi teile näitajana tuua, et kui meil see pere teraapia teenus praktiliselt ühes kuus on peaaegu 4000, et me maksame tegelikult kulusid, et sellest isegi 8 kuuks meil katteks ei jätkuks, aga abiks ikkagi ja reguleerima peame. On veel küsimusi? Ei ole, siis paneme eelnõu hääletusele. Kõik poolt, vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on kohanime kehtetuks tunnistamine, Alaja küla. Palun Sirje. Tere kõigile. Alaja vallavolikogu on kandnud kohanimeregistrisse liikluspinnana Murupõik, mis on seal lilla värviga praegusel hetkel välja joonistatud ja kuna selle liikluspinna järgi ei ole ühtegi aadressi ju määratud, kõik on kas siis Muru tee või teiselt poolt juba Jõe tänava kaudu, siis tuleks ta kohanimeregistrist kustutada. Küsimused? Kui ei ole, paneme hääletusele.
enamus poolt vastu võetud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Järgmine puudutab siis volikogu poolt juba kehtestatud valla tänam 8 detailplaneeringut, kus on vajalik siis järgmine toiming, mis on maakorraldustoiming. Ja selleks on meil vaja volikogu nõusolekut. Samuti on moodustatud ajutised krundid, mis on siis detailplaneeringuga mõeldud liitmiseks eraomandis olevate kinnisasjadega. Nende koha peal on tähekesed ära märgitud, need ribad. Et vallavalitsus soovib teie nõusolekut ja hinna määramist, kuna inimestega hakkame läbi rääkima, siis on vaja ka kindlasti hind välja pakkuda. Ja eelnõus oli ta lahti kirjutatud, mis ja kuidas. Küsimused Sirjale? See on see vallamäe kinnistu. Ei, see on suur krunt, aga need on need väiksed tükid, mida me pakume tiilud. Noh, tähendab, need suured krundid on eraldi jutt. Need siilud, mis jäävad majade juurde. Maakorraldustoiming on kogu detailplaneeringu ala ulatuses. Kui suured krundid on tükid? Umbes. Need väiksed krundid. Need tähega. Ja need kõige suurem oli vist 300 ruutu, sellised väiksed. No kuni 300, seal on veel väiksed. Need on nurgad kõik sellised. Sest need on imeväiksed ala ja... Mis nendega teha on? Ei, nad ostavad ja me liidame nende kruntidega. Eraomandis olevate kinnistute pindalad on seal samas kõrval nii väiksed, osa ei ole 1000 ruutu, seal 800 ja tegelikult nad kasutavad meie maad. Nad hoiavad autosid. Ja et siis... Ma saan aru, ma olen küsinud edasi, et miks ma arvasin, et paremas servas on diagonaalis mingisugune asi, kas on teel, mis asi on üle nurga. Number 8 kohal, see valla tänab 8 kohal tõustab. See sinine on teie kui? Ei, see valvi, ütleme... See ongi see väike siil, jah? Ja, mis see on tee või jalgtee või mis see... See on Muruplats praegu, mis jääb meie tee ja aia vahele tollele krundile. Krundi ja aia vahele. On veel küsimusi? Kui ei ole, siis paneme hääletusele. Kõik poolt vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt. Jälle alaja. Meile tuli siis lähtuvalt kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest taotlus, et OÜ Latesto varahaldus soovib osta siili kinnistut Alaja külas. Ja kuna tegemist on siis metsamaaga, mis on maatulundusmaaga, kus on 10,37 hektarit metsamaad, siis ei saa osta firma, kelle põhitegevusala ei ole siis põllu- ega metsamajandus. Nendel on kinnisvarahaldus. Et selleks on kohaliku omavalitsuse volikogu nõusolekut vaja. Asub hajaasustuses ja meie tegevust üldjuhul ei takista. Küsimused Sirile? Ma saan aru, et eraisik müüb oma firmaga. Jah, põhimõtteliselt küll, aga seadus ei luba niisama lihtsalt midagi. Kui küsimusi ei ole, siis paneme hääletusele. Enamus poolt vastu võetud. Aitäh, Sirje. Järgmine päevakorrapunkt on garantii andmine. Tauno.
sellest oli üks selline. Tõsta tuleb. Mikrofon on tere, et teen ettepaneku volikogu liikmetele, et see eelnõu vastu võtta, et garantii andmine siis aktsiaseltsile Emajõe veevärk, et siis Kauksist Uuskülani saaks ka veevõrk välja ehitatud. Eelmine kord sarnastel tingimustel me andsime garantii kanalisatsiooni ja veevärgi peale, aga toona RTK ei rahuldanud seda ühisprojekti. Täna on siis uus taotlus sisse antud ja 600 000 siis või üle 600 000 kokku ligi miljon on siis see projekti arvestuslik maksumus, millest siis 300 000 ehk 30% on siis oma osalust. Et komisjonidest läbi käinud, komisjoni poolt vastu ütleme, et mitte heaks kiidetud, aga otsustatud see volikokku siis hääletamisele tuua. Ja komisjonis eile Aivar Surva veel esitas küsimuse, et mis ja kui suur on see, ütleme, et vastusaadav aktsiate hulk siis, kui selle sama oma osaluse eest nüüd ja eelmise eest me saame siis ka Emajõe veevärgi aktsiaseltsi aktsionärideks, et siis selle ma saatsin komisjoni liikmetele laiali täna hommikul. Küsimused Taunule? Ja ma küsiksin natukene võib-olla eemal sellest, aga põhimõtteliselt ikkagi seotud asja. Kas on mingisugust uuringut tehtud ka nende potentsiaalsete teiste liitujatega seal? Kui paljud majaomanikud, kinnistuomanikud, suvilaomanikud liituvad veevärgi ja kanalisatsiooniga? Kanalisatsiooniga liitujaid ma nüüd tänast numbrilist seisu ei ütle, et kui need projekti koostati, jah, siis käidi kõik need kinnistuomanikud läbi. Toonane oli siis, kes veel mäletab, eks ole, vastuseis, kus koguti 60 allkirja. Tolleks hetkeks oli siis 160 allkirja juba, kes avaldustest tahtsid. Kindlasti on see kasvanud, tänaseks need andmed puuduvad. Veega liitumiseks jään vastuse hetkel võlgu, sest vahepealsel perioodil kõik siis viimased 30+ aastat, kus on siin arendatud uusi kinnistuid, uusi elamuid, taristu on ju puudunud ja on lubatud teha puurkaevud, et siis on komplitseeritud see, et hakata ostma vett, kui vesi on, eks ole, omas kaevus olemas. Aga kanalisatsiooni osas on küll jah arvestatud, et enamus liituvad, et see liitumine on selles mõttes mõistlik, et see trassi teenus on 3-4 korda odavam kui pütti ära vedu ja see, kes ei liitu, siis vedagu pütti. Pütti ära vedu on teine teema, et eks nad enamus lasevad selle, kuhu nad lasevad, aga kas see vee kvaliteet seal, kui nad enda puurkaevud on hea? Ei tea. Et sina ütleme, et kui sul on kodus puurkaev, siis mina ei pruugi teada, milline on sinu vee kvaliteet seal puurkaevus. Et see, mis seal nüüd ütleme, et selle veevärgiga koos tehakse, seal peab olema ta nii-öelda tervisekaitse nõuetele kõikidele normidele vastav. Ei, seal kindlasti teha. Mis seal võib olla võib? Ma tean nii palju, et näiteks Katasel, kus on see endine pioneerilaagri territoorium, nemad oma vett joogiks kasutada ei tohi. Kas kasutavad või kasutama ei tea, aga ei vasta normidele, kuna põhimõtteliselt selle sama kontrollimatu arendusega ja nende mahutite paigaldamisega on tõenäoliselt seal ülevoolud tekitatud ja immutatakse nii, et meil pole sellest tänaseks aimugi. Et see tõenäoliselt siin lähiaastatel saab kontrolli alla, sest seadusandja muudab täna seadust ehk et kõik, kes on täna lokaalsete mahutite peal, et nad peavad hakkama esitama lõpuks neid arveid, et kes ja millal ja mis koguses on kanalisatsiooni ära vedanud. Ehk siis, kui see vee kvaliteet seal on kehva, nagu sa ütled, loodame, et see on ka seal teistel kehva, et siis nad oleksid potentsiaalselt kliendid. Ja absoluutselt. No ikka jällegi, seal on ju vahe veel suurem kui kanalisatsioonil 10 kordi, et kui poest osta. Veel küsimusi Taunule?
Kui ei ole, siis paneme eelnõu hääletusele. Kõik poolt, vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on teehoiukava, jälle Tauno. Ja see on ka nüüd eelnõu, mis on komisjonist läbi käinud ja ma saan aru, et kõikidele komisjoni liikmetele ja volikogu liikmetele juba teadvustatud. Kui on küsimusi, siis vastan. Et praegu on jaotatud siis investeeringuid ja need remonditööd selliselt ära, et nii palju eelarves selles valdkonnas raha oli siis arvestatud. Küsimused Taunole, palun. Ma eile komisjonis olen Kuremäe keskparkula ehitus. Kus see on? See on täpselt keskel enne siis kloostri territooriumit, kus seal ühel pool on siis nii-öelda Kuremäe kloostri surnuaia vastas ja seal kõrval on siis ka nii-öelda mingil hetkel ehitatud hostelihoone. Bussipeatus tagasi? Just, kus bussipeatusel on. Et see on nagu ka mitu aastat tagasi juba ühel aastal teisele tõstetud projekt, et me oleme seal ka seda eskiisi muutnud vahepealse aja jooksul vist 2 korda, et see tuleb lihtsalt ära teha, seda on ka lubatud juba siin nii inimestele kui volinikele juba varasemalt. On veel küsimusi? Ei ole, siis paneme eelnõu hääletusele. Kõik poolt vastu võetud, aitäh täna. Järgmine päevakorrapunkt on 25. aasta eelarve. Luule. Et eelarve on jõudnud siis nii kaugele, et rohkem ettepanekuid ei ole. Teile koju saadetud tegin siis lühidalt ainult need, mis on siis muudatused põhitegevuse tuludes ja kuludes. Et tulude suurenemine on kõik seotud toetuste lisandumisega. Ja see summa nüüd suureneb veel 6881 euroga, sest reedel, kui ma dokumendid koju saatsin, siis teisipäeval sellel nädalal on siis avaldatud lõplik toetustasandusfond. Teedele anti juurde 951 eurot ja tasandusfondi 5930. Et sellised täpsustused, need siis juba eelarve dokumendis viime muudatused sisse. Et esimene summa siis, mis RTK-lt tuleb 76 880, see on puhtalt toetuse arvel tehtav siis kuludesse suunamine, et Alutaguse tuulepargi ühendusliini täpsustav analüüs, seal valla osalust ei ole. Ja samuti ei ole seal valla osalust ka järgmistel haridus- ja teadusministeeriumilt tulevalt toetusel. Siseministeeriumi toetus kriisivõimekuse suurendamiseks, laulu- ja tantsupeo kollektiividele toetus ja siis veel haridus- teadusministeeriumilt siis õpetajate lisaraha.
ja kulude suurenemine on siis natukene väiksem, sellepärast et läksid siis need toetused kuludesse, aga samas täpsustusid siis üle tulevad jäägid eelmisest aastast. Ja rohkem muudatusi siis tehtud ei ole. Nüüd investeeringutes on muidugi summad suuremad, et need on siis üle tulnud 2024. aastast teatud põhjustel. Kuremäe raamatukogu maakütte kontuur, seal oli siis muinsuskaitse piirang peal. Illuka mõisahoone fassaadi renoveerimine, see tuleneb siis ettepanekust, mis tuli 2 töö lugemise vahel. Iisaku lasteaia piirdeaed ka eelmisest aastast üle tulev ja Vestnarva vaatetorni osa, see on siis pool sellest summast, mis tegelikult sai loota, et nad teevad selle osa 24. aastal, aga nad ei jõudnud, et nüüd tuleb siis lisaks sellesse aastasse, 25. aastasse. Ja antud sihtfinantseerimine, mida me anname, siis summa on päris suur, 769 000 kokku. Eelnevalt juba vallavanem rääkis Peipsi põhjaranniku kanalisatsioon. See summa nüüd 169 000. See on see summa, mis oli 2024. aasta eelarves 200 000, aga nad kasutasid ära niivõrd vähe, et see tuleb nüüd tuua üle sellesse aastasse. See puudutab kanalisatsiooni ja uus on siis veetorustiku rajamiseks valla oma finantseering sellel aastal 100 000 ja järgneval aastal siis jääb 200 000, kokku 300 000. Ja Kihkla reoveepuhasti renoveerimine ja Mäetaguse biotiigi summad on siin siis, see on 50% nendest summadest. Mäetaguse arengufondi nõukogu on oma koosolekuga otsustanud, et kaasfinantseerib 50% ulatuses mõlemaid objekte ja mõlemad objektid on amortiseerunud ja piiri peal, et on väga vajalik investeering. See tuli ka ettepanek 2 lugemise vahel Veljo Kingsepalt. Ja sellega oleksid muudatused siis kõik. Lühiülevaate, mis ma teile üle panin, see jääb põhimõtteliselt samaks, siit ei muutu nagu midagi, protsendid, need väiksed muutused ei muuda seda. Kui nüüd vaadata, kes mäletab eelnevatest aastatest, siis enam-vähem olid meil tasakaalus maksud ja ressursitasud, siis nüüd on näha, et maksude osa on natuke suurenenud ja selle arvelt, et ressursitasu väheneb. See on siis tulude poolelt. Kulude poolelt tegin siis seletuskirjas on ka nüüd kõik andmed niimoodi korrastatud üle, et on tegelik täitmine 24 ja 24 eelarve ja siis 25 eelarve. Et näha on, et maksude tulp meil siis suureneb, maksusid laekus meile ka eelarvest 24 eelmisel aastal rohkem, kui oli eelarvest planeeritud, mis siis tasandas ressursitasu vähenemist, et kokku oli tulude täitmise protsent 98% ja saadud toetused on vähenenud seoses sellega, et meile antakse tasandusfondi summa on üle 200 000 vähenenud ja toetusfondist ka. Ja ressursitasud siis, et kui viimast tulpa vaadata, punane on siis 2024 planeeritud ja vastavalt siis kaevanduste esitatud prognoosile, aga roheline on siis see, mis tegelikult laekus. Aga õnneks siis maksude laekumine tasandas selle vähenemise ära ja nüüd on sinine siis see, mis sellel aastal loota on. Kordan veel korra üle, et tegelikult see kaevanduste prognoos oli nagu suurem. Ma vähendasin seda tululaekumist üle 200 000 euro, sellepärast et karta on, et seda tuleb vähem, et eelarve pärast siis ei peaks negatiivset eelarvet võtma. Martin küll küsis ka kaevandusest uue prognoosi, et kui see tuleb, siis saab seda ka volikogule tutvustada, kuidas see olukord on. Ja kulude poolel on siis praegu kõik toetused sisse lülitatud sinna, teised rahad üle toodud. Et
et nagu näha, siis sotsiaaltoetused on enam-vähem samal tasemel kui 2024 meil kulus. Tegevustoetused, me vähendasime neid tegevustoetused, mis eraldatakse. Tööjõukulud on natukene väiksemad või samal tasemel, mis eelneval aastal. Ja majandamiskulusid eelarvest oli 10% vähendada, see on ka täidetud. Aga kui me vaatame nüüd majandamiskulude täitmist, rohelist tulpa, siis tegelikkus ju elu muudab neid vajadusi, et õnneks eelmisel aastal ju lumelükkamisele meil ei läinud 400 000. Selle aasta jaanuarikuu summa oli juba üle 100 000. No loodame, et seda lund enam ei tule, jääb ka säästu. Et need on need kohad, mis mõjutavad. Mõjutab sellel aastal ka elektri hind, sest jaanuar ja veebruar ja eeldatavalt veel märts ja aprill on kaunis kallis elekter. Et loodame, et nende kuludega tuleb välja niimoodi enam-vähem arvestatud. Ja nüüd, kui teil on küsimusi, siis ma rohkem kui tahate investeeringud äkki üle vaadata veel või on mõne investeeringu kohta küsimusi, et protsendiliselt on välja toodud, kuhu kulub. Pirukas, üle poole Pirukast läheb haridusele ja teised on seal siis nagu tervishoiul on see 0%, see summa on see väike, see ongi see 7551 eurot vist oli jah, see, mis on nüüd vaimse tervise see, aga kuna ta on nii väike summa, siis ta annab 0% sinna, tegelikkuses on seal raha peal. Et nüüd küsimuste voor. Andrus, sul oli küsimus. Mul on 2 küsimust. Ja palun. Et riik on omavalitsus kahvlisse pannud ja tulude pole kelgegi. Küsimus on siis, ma saan aru, et maksud ja eelkõige siis maamaks. Palju see lõplik protsent siis jäi võrreldes eelmise selle aastaga maksu tõus, maamaks? Maamaksu tõus sõltub väga palju ju sellest maa ümberringlusest. See protsent ei ole kõikidel ju ühesugune. Ei teale, paljud eelarves juurde planeerida. Kuna meil siin filmitakse ja mikrofonid on püsti, siis ma tahaks seda ära fikseerida. Et ta eelarves annab juurde kusagil, võtame sellest ajaloost, et 2024 maamaksu laekumine oli ju väiksem kui 2023 maamaksu laekumine. See tulenes sellest riigi poolt tekitatud eksitusest, mitte volikogu eksitusest. Ja kuna meil siis laekus väiksem, nüüd on siis need täpsustunud ja nüüd võrreldes 2024. aastaga tuleb siis lisaks 200 000, kui ta tuleb täpselt täis. Sellepärast, et seal on ka need vangerdused looduskaitsealaste maadega. Et loodame, et tuleb. Ei küll looda. See protsent on 66, kui ma vaatan viimased aastad. Et see, mis räägida on õige. Lihtsalt oluline on see, et ühest küljest on looduskaitse, teist küljest on see, et aetakse käsides samad inimesed taskusse, kes on osadest maadest ilma jäänud. Aga see selleks. Teine küsimus oli see RTK, see rohe teema, see 78 000. Kus see läks? See Tuulina projekti, mis on see? Ja see on nüüd selle tuulepargi koridori täpsustavaks analüüsiks. See läheb majandamiskuludesse, sest see ei ole investeering. Tehakse siis uuringut ja riik eraldab selleks raha omavalitsusele. See on siis selline meede nagu omavalitsuste võimestamine roheinvesteeringute tegemisel. Miks see raha tulema valga endalise või eraettevõtte arendab seda? Ja, aga need uuringud ja need planeeringud, nendega tegeleb omavalitsus, sellepärast. See pole tema maa. Ja see on just omavalitsustele mõeldud meede, et omavalitsused toetaksid siis sellega nende arengut. Me räägime praegu sellest pargist, kes on Tudulinna küla külje all, mitte see, mis on seal Tudu pool osas. Sellele ma ei oska vastata, Marin äkki oskab toetada. Ja see on selle uue koridori, selles mõttes jah. Uue koridori, jah. Uuring. Jah, sain aru, aitäh.
on veel kellelgi küsimusi? võtame vastu. Kui ei ole, siis hakkame eelarvet vastu võtma ja paneme hääletusele. Enamus poolt, vastu võetud. Aitäh. Järgmine päevakorrapunkt on meil keskkonnakomisjoni tegevusaruanne. Veljo. Kas ta tahvile ka saab lisada? Ei pannud, see on arvutis. Vastavalt vaada põhimäärusele on volikogu komisjonil kohustus esitada oma tegevusaruanne. Ja kirjalikult on ta volikogu liikmetele esitatud. Eelmine aasta toimus siis 6 komisjoni koosolekul. On näha ka, kuidas komisjoni liikmed on koosolekutest osalenud. Samuti on välja toodud teemad, mida komisjonides arutati ja mille kohta anti oma arvamused. Ja komisjoni koosolekutel on siis informatsiooni jaganud vallaspetsialistid Martin Miller, Liina Talistu, Luule Salla, Aare Lehku, olen Tauno Vahtmar ja Alutegevuse juhataja Hannes Liinepu. Rohkem kui nagu lisada ei ole, ma ei hakka teile ette lugema, kui on küsimusi, palun esitage. Küsimused veel ei ole? Noh, kui te ei taha küsida, siis kinnitame aruande. Ei, seda ei peale. See on informatiivne. Ja. Noh, kui te tahate küsida ka ei taha, siis lähme järgmise komisjoni juurde. Jah, mina mõelda. Ikka sina, sa oled vihmane. Et haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni aruanne siis. Et meie käisime koos 10 korral, üks neist oli siis ühiskomisjon eelmise aasta jaanuaris koos majanduseelarvekomisjoniga. Ja nagu arvata võib, siis oleme arutlenud siis komisjonis haridus-, kultuuri- ja sotsiaalteemadel, muuhulgas ka sporditeemadel. Muidugi nagu valla eelarvegagi siis enamus aurust on läinud haridusteemadele, mida me oleme siis lahanud 11 ja 3. pidi nii Iisaku gümnaasiumi osas kui ka valla hariduspilt üldisena, lasteaia liitmine ja huviharidusteemad. Sotsiaalile on jäänud vähem aega, aga tegeleme ka nende küsimustega jõudumööda. Ja tegelikult ju ülevaated on kõigi komisjoni protokollides kenasti näha, et see aruanne ise on üsna niisugune formaalne, et ma eeldan, et kõik seda tõenäoliselt ka korra silmasid vähemalt, et ega mul ka midagi siin pikalt rääkida ei ole, et kui on küsimusi, vastan. Kas on? Kui ei ole, siis on informatsioon käes. Ja sellega on päevakord ammendanud ja kuulutan istungi lõppenuks. Järgmine kord koguneme 27. märts siin samas kell 3.